Tere õhtust, head televaatajad ja tere tulemast vaatama saadet Teler TV. See on saade, kus nii mina kui ka teised toredad Eesti inimesed nagu Edane Setti, Tatjana Mihhailova, Rolf Roosalu ja Hetti Tulve käivad külas toredatel Eesti inimestel, kelle tegudest ja mõtetest võiksite ka teie osa saada. Aga mis siin ikka pikalt lobiseda? Rohkem infot saate kohta leiate meie kodulehelt teler.tv, nii et läksime. Nagu te olete tähele pannud, on kätte jõudnud kevad ja minule seondub kevadega kohe selline ürgne kutse minna metsa ja loodusesse. Niisiis me otsustasimegi minna külla Asso Kommerile, et uurida, kuidas õige metsas hakkama saada. No nii, hea televaata, nagu te näete, on siin lume peal väga palju jalajälgi. See tähendab seda, et siit on läbi liikunud päris palju inimesi. Ja tegelikult me kohe loodamegi kohtuda noorte Eesti poistega, kes õpivad selles karmis Eesti looduses nii-öelda ellu jääma. Nii et lähme vaatame, kui kaugel nad on. No nii, sealt tuleksime meil juba vastu. Tervist! Ei eksinud kui teelt. Ei eksinud. Tere kolm, Kristjan, mina. Väga meeldib. No lähme edasi, meil võistlus käib. Just, lähme liema. Näede, siin on juba katelokid väljas. No nii, ma küsin kohe siis algatuseks, mis siin täna toimub, mida noored teevad? No meil oli siin alguses ikka väike koolitus, et kui juba linnasäärast metsa tuleb, mida siis meelde jätta, et kuhu poole linn ja kuhu poole tee jääb, et kuidas pärast koju saada. Ja nüüd on nad ühe korra proovinud nagu seda lõket ise põlema saada ja nüüd on 3 punti ja võistlevad omavahel, kes saab ennem katelakile vett keema. Nagu näha on siin isegi rohkem tüdrukuid kui poisse, järelikult tüdrukud tahavad rohkem veel kui mehed. No seekord sattus niipidi. Millest peaks üldse alustama, et saada ühte korralikku tuld? No ütleme, kui juba tulla selle mõttega välja, et tahaks ikka lõket teha, lõkke juba süüa teha, siis alustama peaks sellest, et endal kodust välja tulles oleks sellised sobivad riided seljas, et ei tule päris linnakingaga ja et esimene asi, et on jalg märg ja paha olla. Nii nagu mina? Jah, sellise jalatsiga väga pikalt ei motka metsas maa sees. Aga siis pärast seda ikka tuleb vaadata selline sobiv koht lõkke tegemiseks, Praegu on õnneks selline aastaaeg, et nagu tuleohutusega eriti probleeme ei ole. Ja siis on ikkagi kõige klassikalisem seesama kuusaalt pennikesi kuivi oksi, need punti panna, tuli külge ja siis oli suuremat materjali peale. Järjest suuremat peale, aga eks see põhinipp ongi selles, et enne kui nüüd tikku tõmmata, enne peaks muu kraam juba valmis olema. Et paned selle esimesel pulga põlema küll, nagu siin mehed panevad praegu, aga pärast pole midagi peale panna. Ma ei saa aidata ka praegu on võistluse. Neil käib täiesti praegu võistlus, jah? 3 võistkonnal on võistluse. Okei. Palju teil täna siin lapsi koos on? Mina olen ikka tibusid ikka kevadel, et metsast väljas on. Tere tüdrukud! Tere! Kuidas teil läheb? No teil on juba täitsa... Ei ole midagi. Veel ei ole? Teil on ka... Aga tulen. Aga kas tüdrukud on muidu tublid ja asjalikud või? Ikka. Näed, hunnik on kõrval, ma ei jõua nirutada. Näete, juba siin hakkab tulema. No ei ole midagi öelda, nagu näete, tüdrukud on juba saanud varem, tuleb vist ikka poisid. Taha küll seda öelda nii, aga näete, et täna ta nii on. Palju Asso õpetustest nii-öelda kasu on ja mida ta nagu täpselt on üldse nagu õpetanud? No minule väga palju. Ma võib-olla, et julgen see aasta metsa ka minna. Eelmine aasta veel ei julgenud? Me eksisime ära, mulle meeldib seenel käia, aga tihtipeale eksin ära. Nii et tegelikult sellised kõige tavalisemad ja kõige esmasemad abinõud on tegelikult väga head? On väga. Nii et noored kõik tulge õppima. No kuidas tundub, kuidas läheb? No esimese korra kohta minu meelest läheb päris hästi tegelikult, et kus see linnalaps ei satu, mingit igaüks ei saa kuskil aiamaal lõket teha. Väga õige. Kunagi on esimene kord ja mida varem see ära tehakse, seda parem. Kas tänapäeva Eesti inimene suudaks sellises Eesti metsas metsavenna kombel ellu jääda või see on ikkagi tegelikult natukene raske katsumus? Teoreetiliselt on ju võimalik metsas elada nii, et kuskilt mitte midagi ei saa, aga siis ta ongi umbes nagu metslooma elu, et põhitegevus on nagu enda selle hinge sees hoidmine, aga muuks nagu aega ja jõudu ei jää palju. Et tegelikult ütleme, kui on nagu mingid teadmised olemas, mingid sa tead, et sellest saab seda teha, sellest seda, siis tegelikult on täiesti reaalne jääda täiesti pikalt metsas ellu.
On küll reaalne, aga mõtlen, aga see ei ole kerge ja ütleme siis kogu energia lähebki ainult ellujäämise peale, et niisugust kõrgeteks kunstideks aega ei jää. Täna siin päris vaarika vartest tee ei tehta, täna pigem selline keemiajamisvõistlus. Täna on jah, keemiajamise võitlus, eks see eesmärk ongi see, et saaks nagu oma väikse meeskonnaga tööle, et ei ole nii, et 3 meest lõdisevad ja 1 asketab metsas. Mina ütlen niimoodi, et sellist metsa ellujäämiskursust, et ilma toidu ja värgita minna, et enne ei olegi mõtet inimesel tegema hakata, et kui ta võime näiteks ütleme võtma seljakoti selga ja 3-4 päeva rahulikult matkama koos oma konservide ja makaronidega. Aga pane kuuseoksi, vaata sa paned praegu need metinud kaseoksa, need ei põle. Aga kui sa sellised paned siia, siis need lähevad põlema ja siis kui tuli tuleb katlaotsi kõrvat, sa peagi seda hallu toppima. Siis mida rohkem seda tuld ümber selle poti on, seda parem ja olema läheb. Kuidas üldse tundub, et kas sellise asja õpetamine on noortele raske või kerge? Pigem, kui nad ise tahavad teha, siis on kerge, aga nende jaoks on see tööjaotus, kõik tahavad ühte sama asja reeglina teha, et see on võib-olla kõige raskem nende jaoks, et pead ütlema, et nüüd tee sina teist ja kolmandat, et siis käib töö natuke sujuvamalt, et miskit. Ja, aga muidu nagu näha seda, et kui nii-öelda actioniks läheb, siis on kõik nagu selles mõttes nagu käed on töös, et võite tahavad kõik, see on nagu kindel, et see on siuke vanusele hästi omane, et võite tahavad ju kõike. Ja vesi juba peaaegu ja vaatab, kohe läheb, et aga kas siis nagu tänapäeva noor võiks tulla rohkem metsa äkki? Jah, kindlasti võiks ja ma usun, et tegelikult nad käiksid juba rohkem, kui oleks neid nii-öelda täiskasvanud juhti, kes selle asja õigel ajal ette võtaksid. Et siin mitte ainult Pärnu, vaid ka teiste linnade probleem on see, et sellised juhte, kes sellised 3., 4., 5. klassi noored kaasa võtaksid ja nendega midagi teeks on ju metsas, et neid on suhteliselt vähe tegelikult. Mis sulle kõige rohkem meelde on jäänud, mida Assu õpetanud on? On nagu mingeid asju, mida näiteks ei teadnud ennem, aga nüüd tead? Natukene on. Kuidas saab metsas kiiresti tuld teha ja kuidas peab metsas käituma? Kuidas peab metsas käituma? Ei või prahtima visata ja Vaata, kui seda niimoodi kõigutada, siis plõks ja kukub otsa alla niimoodi. Ja siis saab sellest kukata. Sellest võib maru jama tulla. Siis ei ole siin ühtegi tuletegijat. Jah, siis. Aga isest see vist on nagu väga hea materjal tegemaks tuld. See on jah, tõsiselt hea lõkkematerjal, et sellest saab sellise lõkke ikka, mis saab ikka mitu podidet suppi valmis. Nii, teised jäävad raugama. Ära kõiguta, vaid lükka rahulikult. Kahekesi lükkad ühele poole. Äkki sa ütled, mis ühelt metsamehel peaks kotis olema? Aga nüüd talveajal ikka magamiskott peab olema ja siis mingi asi, millega on vihma ja tuulevari moodustada, et telk on raske minna ja mina kasutan seda koormakatet tavaliselt, et see ei kaalu midagi, et ei maksa ka palju ja et siis see ja soojad riided ja kui on juba katelokk ja nuga ja kirves, siis on juba täismugavus. Te õpetate ka skaute välja, et mis te arvate, kas üks Eesti poiss võiks olla skaut? No ma arvan ikka võiks see. Ta võiks vähemalt olla seda asja nüüd proovi järgi vaadata, et oleks asi selge, et ta oskas vahet teha, et kas seda meeldib või ei meeldi, et seegi oleks juba hea. Ja ütleme, noortel on tegelikult väga tähtis, et ei oleks näiteks see sõjavägi esimene koht, kus sa pead ütlema 9 mehele ütlema, et minu järgi sammumas või midagi sellist. Et saab varem natuke neid asju proovida.